Nüüd me tuleme selle galaktikade jaotuse, teeme seda edasi. Nii, nüüd võime siit vaadata. Siin on nüüd selle infopunases taevas võetud vaatluste põhjal ligemate galaktikate jaotus taevas, kusjuures need on võetud kauguste vahemikus, siin on antud selle universumi paisumi kiiruse järgi, aga kui me ütleme neid, no me oleme harjunud mõõtühik nagu megaparsek, see on siis miljon parsekit ja parsek on umbes 3 valgusaastat. Nii et ja see on need, mis asuvad 30 ja 60 vahel. Siin on näha, kus on ilusti niimoodi ahelates, eks ole, kõik niisugune võrgustik on siin. Nüüd aga see, mis ma tahan teile näidata, vaatan, kus ta mul siin on. See on üks film, see, mis me ise tegime. See on nüüd ühe uuema taeva ülevaate põhjal, kus on ära mõõdetud ligi miljoni galaktika ütleme kaugused. No see asi käib niimoodi, et mõõdetakse ära galaktika spekter, mida kaugem ta on, seda rohkem ta on nihkunud, see näitab seda, et ta liigub meist eemale, aga kuna see liikumine on nii ühtlane, siis see liikumise kiiruse järgi saab kaugust määrata ja niimoodi me saame objektide kauguse kätte. Ja siin on siis näha, see film hakkab peale, ma vaatan, kus ma näitan korraks üle eelmist, umbes seal kohal, kus see siin ära lõpeb. Ühesõnaga, see on nagu ligem universum, aga edasi tuleb kaugem. Nii, vaatan, kus ta siin on, paneme uuesti tagasi üles. Nii, ja siin on nüüd näha, esialgu võib seda seletada ilma nii-öelda, et ta käima ei lähe, on näha ilusti need galaktikate ahelad siin, tühjad ruumid ja see on samasugune pilt nagu, see on nüüd lõige, aga see on vaade taevale ühelt kindlal sfäärilises kihis. Nii. Ja nüüd, kui me siin paneme filmi käima, siis see kiht läheb järjest kaugemale. Just kui me näeme niimoodi universumi läbilõiget meie ümber niimoodi järk-järgud niisuguste kihtide kaupa, kusjuures siin on näha maastab, siin on siis 25, no siin on miinus ja pluss 25 megaparsekit ja siin on keskmine kaugus 55. Nüüd, kui paneme selle filmi käima, me läheme järjest kaugemale, vaatame, mis juhtub. Paneme korraks seisma. Nüüd on juba uued struktuurid. Eelmised kadusid ära, me oleme kaugemal ja nüüd läheme veel natuke edasi. Vaat nüüd tulevad siin all osas hästi rikkad, need on kõik superparved, mis on. Vaat need samad, mida me enne seal arutasime. Korraks võtame selle ära. Võtame lihtsalt siia. Näete, siin on näha nüüd hästi, aga see natuke segab siin. Hästi rikkad niisugused süsteemid. Aga nüüd ja näete, maast läheb väiksemaks, ühesõnaga me läheme kaugemale, aga see on aru saada, kui me kaugemal oleme sama pikkuse varras, läheb ikka väiksemaks ja väiksemaks. Ja nii see lähebki edasi. Ja see on nüüd meie enda tehtud, aga muidugi vaatlusandmed, need on kõik Ameerikast. Meie oleme seda töödelnud. Just sai valmis, paar päeva eest läks ta trükki ühe minu kolleegi poolt tehtud töö, kus on uuritud neid tihendeid, mis siin on, neid nimetaks superparvedeks. Nende superparvede ja siin oli näha ka, kui me siin näiteks tagasi natuke läheme. No vot, siin mõni on niisugune hästi pikk, siis nad ühinevad, tuleb teine, mõnelast on niisugune rõngas ainult näha ja siin on need suured tühikud. Ja võt selline ongi see struktuur, mida me praegu uurime. Ja miks see on tähtis? Selgub, et selle struktuuri omadused sõltuvad sellest, missugune on see domineeriv aine, ühesõnaga tume aine, millised on selle osakeste omadused. Selgub niimoodi, et see on ka nüüd, viimase,
tegelikult algusest peale, nii kui see tumeaine välja tuli, oli üks küsimus. Terve rida andmeid näitasid, et harilikku ainet, sellest, millest ka meie oleme tehtud, ei saagi olla palju rohkem kui umbes 5%. Ja terve rida niisuguseid väga kaalukaid argumente oli selle poolt. Ja küsimus on siis selles, et mida siis see aine, see tumeaine endast kujutab. Ja pärast siis nüüd pikki niisugusi, no kuidas öelda, mõtlemisi, kahtlumisi lõpuks pakuti välja, ta ei olegi tavaline aine, vaid niisugune, nagu öeldakse, mittebaryon aine. See tähendab seda, et ta ei ole selline aine, millest saab teha kompaktseid kehi, aatomeid, molekuli, mitte midagi. Ta koosneb ainult üks elementaarosakesed, mis tavalise ainega kuidagimoodi ei reageeri. Aga gravitatsioon neil on. Aga millised need omadused on? Sellest sõltub selle struktuuri ehitus. Et kui on üht tüüpi osakesed, niisugust struktuuri üldse tekkida ei saa. Kui on teist tüüpi osakesed, siis tekib selline struktuur. Teiste sõnadega, nende tundmatute osakeste nii-öelda füüsikalisi omadusi saab uurida ainult astronoomilisel teel. Nüüd on sellest juba üks 40 aastat mööda, nii kui selgus nende mittebaryon loomus, sellest on 30 aastat mööda, on hakanud füüsikud uurima selle asja, üritavad, kiirendites need osakest kätte saada, Genfis on see suur CERNis vastav kiirendi ja selgus, et need kõige viimased katsed ei andnud ka tulemusi, tähendab hetkel veel ei ole teada, mis ta täpselt on, aga kogu informatsioon tuleb sellest nüüd astronoomilisest, kuidas nüüd öelda, küljest. Ja selles mõttes praegu astronoomia on füüsikast ees. Me teame, et need osakesed on olemas, aga me ei tea, mis nad on. Ja mõned nii juhtivad, nii füüsikud kui astronoomid on arvanud, et kui ükskord see kindlaks tehakse, et sellest võib tulla samasugune pööre füüsikas, nagu oli 100 aastat tagasi, kui avastati elementaarosakesed. Varem ei teadnud nendest mitte midagi. Teati, et on mitmed keemilised ained, aga missugune aine sisemine struktuur, see oli kõik teadmata. See tuli kõik 20. sajandi jooksul. Ja nüüd 21. sajandil tõenäoliselt selle sama tumeda aine struktuur ja omadused tehakse ka kindlaks ja kindlasti see laiendab meie teadmisi kogu ainest, mitte ainult astronoomia jaoks, vaid üleüldse. Mis see arenemisjärgus praegu meie universum on? Ta on niisugusest suhteliselt noor veel. Selgub nii, et ja see on nüüd ka viimase, ütleme nii, natuke üle 10 aasta tagasi, kui see nüüd kindlaks tehti, oletusi oli varem juba hüpoteesi. Tähendab, selgub, et seda tumeainet ja tavalist ainet kokku, ühesõnaga need kokku moodustavad siis aine, on ikkagi umbes, praeguste andmete järele umbes kolmandik, isegi natuke alla kolmandiku kriitilisest tihedusest. Praeguste andmete järele kokku on 0,27. See on siis niimoodi, et 5% on tavalist ainet, siis natuke üle 20 on see tumeaine ja kogu ülejäänu on, esialgu oli lahtni, aga nüüd selgub, et see on ka olemas. Tähendab, ta on teatud energia ja aine ja energia kogutihedus on väga täpselt võrdne selle kriitilise tihedusega. Aga vaat see ülejäänu osa, see tume energia, selgub, et temal on niisugune omadus, et ta puhub universumi laiemaks. Ja praegu, kuna teda on rohkem, tema tihedus on ütleme 0,7 kriitilist, teine on 0,3, teda on üle 2 korra nagu rohkem. See paisumistegur on tugevam kui see kokkutõmbumistegur. Ühesõnaga universumi paisumine toimub praegu kiirenevalt. Ja selle tumeda energia, kuidas öelda, füüsika, mis seal taga on, see on veel suurem mõistatus. Ja ainukesed lootused selle kohta infot saada on jällegi astronoomilised vaatlused. Praegu on pandud üles väga kallid ja keerulised eksperimendid. Iva on selles, et me uurime paisumiskiirust erinevatel
kaugustel meist, meie lähedal, siis kaugemal ja veel kaugemal. Ja selleks on võimalus, üks laadi objekte, supernoovad, selgub, et nende heledus on küllaltki konstantne ja nad on hästi kaugele näha ja kui nüüd võrrelda nende põhjal määratud kaugusi ja siis selle punanihki järgi mõõdetud kaugusi, siis saab võrrelda, kui kiiresti universum erineval epohhil paisus. Selgub nii, et alguses oli see paisumine aeglasem, nüüd ta on järjest kiirenev. Ja mida täpsemalt seda informatsiooni me saame, seda paremini me õpime tundma selle tume energia omadusi. Nii et nad mõlemad, need tumedad komponendid tõenäoliselt muudavad füüsika ja üldse tegelikult meie maailma arusaamist ilmselt sama kardinaalselt nagu kuidas öelda, see praegune niisugune, ütleme, tuumafüüsika muutis 20. sajandil. Aga see, mis see tähendab, kogu näiteks moodne elektroonika ja kõik, see on ikka tänu sellele võimalik, et me aatomi ehitust väga täpselt tunneme. Kui see uus füüsika ka meile teada saab, mida ta meile siis praktiliselt annab, seda me veel ei tea, aga kindlasti ta midagi oluliselt teeb. See informatsioon, mis me universumist saame, on tegelikult ju minevik. Kas selle järgi saab ennustada universumi tulevikku või meie tulevikku? Jaa, aga seda saab teha, nagu me nimetame, numbriliste eksperimentidega. Tähendab, me teades universumi omadusi, me enam-vähem teame, kuidas see areng võis toimuda ja siis me saame teha, numbriline eksperiment on niimoodi, et pannakse nii-öelda kunstlikud ainepunktid ühte niisuguse, kuidas öelda, ruumi, muidugi ta on nüüd arvutis sees, ega ta nüüd reaalne on kõik ainult arvutis. Aga sellega me kujutame ette mingisuguse universumi tüki arengut. Ja kõik see, mis nüüd on olnud minevikus kuni praeguse hetkeni, seda me saame tegelikult kontrollida. Praegust hetke me näeme otse nende samade vaatluste põhjal. Edasi, kui me vaatame hästi kaugeid objekte ja need on ka vaatlustele kättesaadavad juba hästi suurte teleskoopidega, need annavad pildi universumist minevikus ja seda saame selle arvuti eksperimendiga võrrelda. Teiste sõnadega on olemas väga hea võimalus seda arvuti abil tehtud universumi arengu, me nimetame seda simulatsiooniks ja tegelike vaatlustega võrrelda. Ja nüüd, kui me selle simulatsiooni siis praeguse hetkega ei lõpeta, vaid vaatame, mis edasi juhtub, laseme selle arvutil edasi joosta, siis me ennustame, missugune see universumi saatus on tulevikus. Muidugi, kuna me kõiki omadusi ei tunne, siis me ei tea, kas see tulevik on nüüd päris täpselt õige. Vaat nende samadest tumedatest komponentidest sõltubki see, kas ta natuke nii või teisiti. See edasine areng sõltub väga oluliselt sellest. Aga üks on selge, et vaat niisugused struktuurid, need omavahel tõmbuvad kokkupoole, gravitatsiooni mõjul ja need vahed lähevad ikka tühjemaks ja tühjemaks. Ja lõpuks see paisub nii kaugele, et valguskiir enam siit meile ei tule, me näeme ainult niisugust väikest ümbrust enda ümber, aga muidugi see on väga-väga kauges tulevikus. Ühesõnaga inimes ammu mingid, ei päikest enam ei ole, meie oma galaktika on juba, meie galaktika ja siis Andromeda galaktika, need moodustavad tegelikult paari ja mõne aja pärast, sinna on umbes kuskil, võib-olla vähem kui 10 miljardit aastat, siis nad nii-öelda põrkuvad kokku ja ühinevad pärast. Aga pärast see, mis see uus galaktika järele jääb, selliseid galaktikate ühinemisi on kogu aeg. Tegelikult siin on näha 2 kaaslast tal. Üks on siin ja teine on siin. Need ka mõne aja pärast Andromedaga ühinevad. Ja kui me vaatame hästi kaugele minevikku, siis me näeme, et kõik galaktikad olid pisikesed, niisugused nagu need siin. Ja suured galaktikad ongi tekkinud ühinemise teel.
et ühesõnaga põrkavad kokku ja ühinevad. Aga kõik, mis jääb nii-öelda kaugemale, seal nad lähevad nii kaugele meist selle paisumise tagajärjel, et nad kaovad horisondi taha, valgus sealt enam meile ei jõua, et me jääme üksi. Aga muidugi sinna on nii palju aega, et see meid praktiliselt ei huvita.